tere, head seitsmendikud. Tore on teie ees seista. Küll tahaks seda teha hoopiski koolis klassi ees, aga mis teha. Olen väikeste vahenditega oma kodus klassiruumi üles seadnud ja kavatsen nüüd edaspidi anda ka kontakttunde siis niimoodi video teel. Eelmisel nädalal andsin teile iseseisvaks õppimiseks tsitaatsõnad ja võõrsõnad. Pidite välja kirjutama võõrsõnade tunnused ja tsitaatsõnade tunnused. Et nüüd võite vabalt oma konspekti välja otsida ja võrrelda, kas said kõik tunnused kirja. Et õpiku teoorias räägiti ka omasõnadest, et on omasõnad keeles, on võõrsõnad, on tsitaatsõnad. Mis asi see omasõna siis on? Omasõna on keeles häälduslik ja grammatiliselt omane sõna. Et ta hääldub justkui meie omasõna, eestikeelne sõna, ja ka grammatiliselt meie eesti omasõnade moodi. Aga mis asjad need võõrsõnad ja tsitaatsõnad on? Võõrsõnad on siis meie eesti keelde võetud küll üle teistest keeltest, aga nad on mugandatud meie keele reeglitega. Tsitaatsõnad on aga täiesti üks-ühele üle võetud võõrkeelest. Neid kirjutatakse nii nagu lähtekeeles. Ja nende õigekiri on pisut keerulisem. Nii, ja no ikka räägitakse, et tuleks rääkida ikka eesti keeles, aga ühe haritud inimese sõnavarasse kuulub ju väga palju võõrsõnu ja ka tsitaatsõnu. Aga tuleme nüüd nende võõrsõnade, tsitaatsõnade tunnuste juurde, et kuidas neid kahte erinevat sõnade gruppi eristada. No võõrsõnade tunnustest ei pea pikalt üldse rääkima, et PDG sõna algul ja automaatselt on tegu võõrsõnaga. Siis on sellised võõrsõnades kasutatavad tähed nagu F, ša, Z ja Ž, et finish, soolog, žilett, šabloon, nii edasi. Siis on O-järg silbis. Et meile tundub küll auto ja loto ja moto nii oma keelepäraselt, et võõrapärasust ei ole, aga eesti oma sõnades ei ole O-järg silbis. Nii et tegu on võõrsõnaga. Siis rõhk. Sõna rõhk on eesti keeles meil esimesel silbil, aga kui see on kuskil järgsilbil, siis ta ei ole, no ma ei oska siin ilusti kirjutada, räägid ja kirjutad ja läheb segamini. Silbil. Näiteks suflee. Rõhk on hoopiski siin sõna lõpus. Võõrsõna tunnuseks on ka pikad täishäälikud järgsilbis. Näiteks, mis ma võtan veel? Limonaad. Eesti omasõnades ei ole pikki täishäälikuid sõna lõpus, aga võõrsõnades on. Ja siis on mõned veel sellised tavatud tähekombinatsioonid, et sul on sellised, eesti keeles ei esine sellised tähekombinatsioonid kõrvuti. Näiteks bluff. Aga neid seda tunnust ekstra teadma ei pea, aga need küll. Ja ma arvan, et sul on need ka selged. Ja leidsid oma konspektist kõik ilusti üles, mis sa sinna siis eelmine nädal olid kirjutanud. Aga tuleme nüüd tsitaatsõnade juurde. Kordan siis veel kord üle, et tsitaatsõna on üle võetud täpselt sellisel kujul, nagu ta on selles võõrkeeles. Et miks me neid tsitaatsõnu
kasutame, et vahel ei saa nagu kuidagi nagu ümber tõlkida seda väljendit, et siis tundub palju õigem kasutada lähtekeele väljendit. Nii on meil näiteks kokanduses hästi palju Itaalia sõnavara ja prantsuse kokandustermineid, et neid veel nagu oma keelepäraseks teha muidugi tehakse, aga millegipärast restoranid kasutavad ikkagi meelsamini hoopis tsitaatsõnu, mitte selliseid mugandatud variante. Nii, aga mis ma pean tsitaatsõnade kohta teadma, et tsitaatsõnades esinevad võõrtähed C, U, 2V, X ja Y. Kui siin olid võõrsõnades esinevad sellised tähed nagu F, ša, C ja še, siis tsitaatsõnades on siis, meil on tähestikus 5 võõrtähte, võõrhäälikut ja need siis esinevad ainult tsitaatsõnades. Nii, mis seal tsitaatsõnade kohta veel peab teadma, et tsitaatsõna kirjutad sa ära täpselt nii nagu lähtekeeles, hääldad täpselt samamoodi nagu lähtekeeles ja aga kirjutamise puhul tuleb sul teada seda, et tsitaatsõna kirjutad ära, aga kui on seda tsitaatsõna vaja käänata, et siis sa pead mõned reeglid endale selgeks tegema. Võtame sellise Itaalia termini, kokandustermini nagu cappuccino. Nii. Näiteks laual auras cappuccino. Kirjutan sellise. Nii. Kuna tegu on tsitaatsõnaga, siis me peame selle sõna muust tekstist mingit moodi eraldama. Ja on kokku lepitud, et kui sa käsitsi kirjutad, siis sa joonid tsitaatsõnale lainelise joone alla. Kui ma teen seda arvutis, siis ma saan valida sealt kaldkirja ja automaatselt näengi, et see on tsitaatsõna, see eristub tekstist. Aga käsikirjas on kokkulepe selline, et laineline joon alla. Sa ei tohi tsitaatsõna kirjutada lauses lihtsalt tavalise lausena, nii et see üldse ei märgista, see on viga, õige kirja viga. Aga kui ma nüüd tahan seda tsitaatsõna käänata, näiteks, et cappuccinole lisasin suhkrut, siis kirjutan ma selle niimoodi. Näete, ma olengi siin juba ühe vea teen, cappuccino on siin C-ga. Nii, ja nüüd tuleb mul alla joonida siis see tsitaatsõna. Aga nüüd stopp. Nii, tsitaatsõna on cappuccino. Et nüüd lisada sellele käände lõpp tuleb meil panna siia ülakoma ja käände lõpp tuleb siis juba eesti keele reegleid arvestades alalütlev kääne. Cappuccinole lisati suhkrut, et ainult tsitaatsõnale lainele joon alla, ära nüüd rabista selle joonega, sa pead väga õiges kohas lõpetama selle joone, et ülakoma nüüd näitab, et nüüd lisatakse tsitaatsõnale käände lõpp. Ja käände lõpul ei tohi sa enam mingit lainelist joont alla tõmmata. Et see on jällegi viga, et tegu on tsitaatsõnaga, aga käände lõpp on juba eesti keele reeglite päraselt sinna lisatud. Ma toon veel mõne näite. Make-up kuulub neidude sõnavarasse. Ja kui me võtame nüüd ühe lause, et sellise make-upiga sa küll kooli ei saa minna, siis sellise make-upiga panen siia ülakoma. Nii, aga siin on make-up, nii ainult kaasaütlevat käänet ei saa ma siia lisada, ma pean ikkagi
sellise lisatäishääliku siia veel juurde lisama. Make-upiga. Nii, nüüd ma kogu väljendile joonin alla lainelise joone, ülakoma ja siis käändelõpp. Ma arvan, et ega sellega mingeid raskusi nüüd ei olegi, et sa pead siis teadma kahte asja. Tsitaatsõna peab muust tekstist olema eristatud ja kui mul on vaja tsitaatsõna käänata, siis teen seda ülakomaga ja panen käändelõpu. Kui mul tsitaatsõna ja käändelõppe ühilduvad hästi, siin tsitaatsõna lõpeb täishäälikuga, siis mul tulebki lihtsalt käändelõpp. Aga kui mul tsitaatsõna või väljend lõpeb kaashäälikuga, siis mul tuleb siia ikkagi selline lisatäishäälik veel juurde kirjutada, et mul oleks hea öelda. Sa ei ütle make-up ka, make-upiga. Teie õpikus teooria, te võite veel kord selle läbi lugeda, üle vaadata, aga õpiku harjutuste vastused panen ma e-kooli siis failiga üles, siis saate kontrollida, et kas te leidsite kõikidele tsitaatsõnadele õiged vasted. Üks asi jäi veel siiski rääkimata, kui on tegu sellise liitsõnaga, et mul on tsitaatsõna ja siis mingi muu sõna. Näiteks vokkpann. Nii, vokk on tsitaatsõna, lainele joon alla, aga tsitaatsõna ei kirjuta ma lihtsalt kokku, vaid sidekriipsu abil kokku. Ja samamoodi on näiteks live kontsert. Live on tsitaatsõna, kirjutan lainelise joone alla, aga üks liitsõna osa on tsitaatsõna, siis ma pean ühendama selle sidekriipsuga kokku. Nii et action film, vokkpann, live kontsert läheb selle reeglipäraselt. Aga ma lõpetan siinkohal ja kohtume järgmisel korral.